Mu keha tunneb õnne suurt meresügavat, kus elavad muinasjutud ja imed puhkavad. Mu keha tunneb valgust, mis tõuseb sealt sügavast, mis kutsub tuhanded õied kõik elusse uinumast. Nii põnev. Tere, Pillerin! Tere! Noh, tundub, et meil hakkab siin päris tihedalt neid kohtumisi olema, sest on vajadus, inimesed tahavad terveneda, inimesed on valmis võtma vastu infot, mis on oluline nende tervenemise seisukohast ja mul on nii hea meel, et meil selline ühendus sai loodud juba tegelikult üle poole aasta tagasi ja nüüd meil ongi plaanis sellise pigem nagu veel ei tea, kas 1-2, ütleme 1-2 korda kuus meditsiinimeediumit praeguse seisuga teieni tuua, et eks siis sügisest vaatame edasi, kuidas see elukene hakkab meil voolama ja kuidas ta loob. Aga mina olen siis Birgit Täht, kes mind ei tunne veel ja olen meditsiinimeediumi fänn. Olen ise viimased 2 aastat olnud tervenemise teekonnal läbi meditsiinimeediumi nõuannete kasutamise ja ma tunnen ennast nii hästi. Ma just jagasin Pillerinuga, kuidas ma käisin eile peol ja inimesed tulid mulle ütlema, et appi, sa näed nii noor välja. Mis su saladus on? Kas see, et sa sünnitasid? Jah, aga mul on meditsiinimeedium tegelikult, mis on mind toetanud sellesse väesse kasvamise teel ja ma näen seda lihtsalt nii palju enda ümber, kuidas tegelikult emad eriti, kuna naistel on see nagu hormonaalne tasakaal ja ütleme, see vananemise protsess hakkab nagu varasemalt käima, siis need nagu haigused ja sümptomid tihtipeale tulevadki nagu meil ka varasemalt ja tihti see on nagu selliste kurnatuse perioodide jooksul ja no laste saamine ja kasvatamine on üks kõige nagu kehaliselt selles mõttes välja kutsuvamaid aegu. Et meie suur soov on tegelikult nagu naisi toetada, emasid, sellepärast et emad on need, kes tegelikult hoiavad terve pere nagu tervishoidu või seda võtit enda käes ja mida teadlikumad on emmed, seda teadlikumad on lapsed, seda teadlikumad on pered ja kogukonnad. Aga ma liiga pikka sissejuhatust ei teeks, siis ühesõnaga mul on nii suur rõõm, et meil on Pillerin Usler siin, kes on samuti olnud, kindlasti kuulake esimest kohtumist, kus Pillerin jagab ka oma lugu ja ma olen nii tänulik, et sa võtad oma hinnalist ja väärtuslikku aega ja jagad oma teadmisi, mida sina samamoodi aina täiendad ja õpid, sest tõesti need on õpikud, need on meditsiiniõpikud ja see ei saa. Jep. Paksud. Suured. Need sobivad sulle nii hästi, nii hästi. Et ühesõnaga, meil on päris palju, Pillerin, sina vead on ju ka meditsiinimeediumi raamatuklubi ja siis on see lihtsalt vist meditsiinimeediumi grupp on ju Facebookis. On nad 2 eraldi või kuidas? Seal on üks, ma ütleks põhigrupp, meditsiinimeediumi Eesti raamatuklubi. See ongi see põhigrupp, kus ma olen administraator, ma ei vea seda, aga ma aktiivselt postitan sinna. Ja aktiivselt postitad, pluss sa nagu toetad kogu aeg, sa saad informatsiooni ja oled toeks, sellepärast, et tõesti küsimusi tekib palju ja nagu praegusel hetkel on see, et sellist nagu ajalist ressurssi leida, et nagu minna täiega süvitsi.
sellisesse väga sisutihedasse ja väga intensiivsesse tegelikult nagu kirjandusse, see võtab nagu aega. Aga meie mõte ongi see, et me saame väikeste sutsudega jagada siis sellist olulist informatsiooni, vastata teie küsimustele, nii et palun, see on nagu diskussiooni koht, kui tekib küsimusi, tekib mõtteid, samuti tohutult palju inspiratsiooni hakkab kindlasti voolama sellest teekonnast. Seda saab Pillerin jagada ka oma tegemistega ja rääkida natukene elusväljast. Ja teie ka samamoodi olete väga-väga oodatud jagama sotsiaalmeedias #meditsiinimeediumi minutid oma lugu ja ka nagu jagama enda teadmisi ja oma tervenemislugu tegelikult kogukonnaga, sest see on inspireeriv. Me inspireerime üksteist, oleme inspireeritud ja läbi selle me tõstamegi, üheskoos tõuseme ja tõstame üksteist. Aga okei, Pillerin, esimene küsimus puudutab see muna ja piimatooteid. See on selles mõttes, see on päris nagu lai teema. Aga kui nüüd võttagi need kaks nagu toiduainet korraks siia letile, rääkida nendest ausalt, mis nendega tegelikult toimub, mille jaoks nad kuidagi praegu on toidutööstuses igal pool ja mis need nagu võimalused on, kuidas siis asendada, kuidas maha tulla, mingid näited võib-olla, et ühesõnaga võtame selle piima ja muna ette, pannkookide tegemise. Ja, no piim ja muna on võib-olla üks kõige raskemaid asju üldse inimesel, eriti võib-olla eestlasel menüüst loobuda. Ma tean see omast käest. Et kui ma olin oma esimese lapse ootel, siis mu tervis oli kohutavalt halb ja ma lugesin meditsiinimeediumi raamatuga, siis tutvusin. Esimest korda lugesin esimest osa ja seal oli ka soovitatud niimoodi natuke isegi nagu mööda minnes rohkem kuidagi, et loobu munadest ja piimatoodetest, et need toidavad viiruseid. No muidugi ma ei suutnud seda teha. Ma lugesin seda, ma sain sellest aru, ma isegi ei hakanud sellele vastu vaidlema, aga niimoodi päevapealt loobuda lihtsalt niisama munadest ja piimatoodetest. Et ma ei tea, ma kuidagi nagu lihtsalt ei suutnud. Aga siis, kui mu laps sündis ja mu tervis ikka väga hulluks läks, siis mul tuli see wake up call, et ikkagi on vaja see ära teha. Ja ma arvan, et inimestel on, kuidas ma ütlen, kui kohe ei suuda, siis üks hetk tuleb see hetk, kus sa saad aru, et see tervis läheb nii hulluks, et sa pead seda tegema. Ja siis on hea, kui see on meditsiinimeediumi info olemas. Et mis siis tegelikult on hästi paljud kroonilised haigussümptomid, kui mitte kõik, on seotud viirustega, mis on meie kehades, millest meditsiinisüsteem ei tea. Ja või teab väga poolikult või niimoodi nagu väga. Mikrobioloogia, kusjuures on siuke mikrobioloog nagu Zach Bush ja tema räägib sellest samast asjast ja viib seda nagu infot praegu päris nagu julgelt maailmani. Tal on täitsa siuke nagu terviseorganisatsioon. Tal on selles mõttes teaduspõhine info olemas, aga lihtsalt see ei ole jõudnud veel tavameditsiinisüsteemi. Nii et me juba astume samme, aga ja, nii. Ja, ei, kindlasti me astume samme. Selles mõttes, et meditsiinimeedium ütleb seda, et 35 aastat on andnud nõu arstidele, tippspetsialistidele ja tavainimestele ja see info viirustest ikkagi nagu online ringlusesse. Ja inimesed nagu tervenevad ja kogenevad ja mõistavad ja saavad aru, mis see on ja hakkavad seda oma praktikasse viima ja mõned julgemad saavad teaduslikult ka seda tõestada. Aga üldiselt on see, et kui sa oled ikkagi süsteemi teadlane ja sa hakkad seal midagi tõestama, et siis on nagu täitsa nii, et kohe mingid
pommid võivad plahvatada kuskil või nagu kuidagi või keegi tuleb sul ukse taha ja sa ei saa seda asja edasi lihtsalt teha enam või rahastus võetakse täiesti ära. Et see on hästi raske, aga on tõesti neid vapraid inimesi, kes räägivad sellest ja eriti hea, kui need vaprad inimesed viitavad tagasi meditsiinimeediumile, sest vähemalt tema enda sõnul oli esimene, kes mainis Epstein-Barri viirust. Ja Epstein-Barri viirus, algusest ta sellest ei rääkinud, aga põhimõtteliselt on see ikkagi inimeste poolt laboris aretatud viirus lastud ringlusesse ja seesama viirus tekitabki enamikke autoimmuunhaigusi, kroonilisi sümptomeid ja mida kõike sa ette kujutad, mis sind võib mõjutada maa peal. Peavalud, seedimisprobleemid, nahaprobleemid, udune mõtlemine, ärevus, depressioon, väsimus, kurnatus, menopausi sümptomid, kõik need naiste sümptomid, hormonaaltasakaalutus. Väga palju neist asjadest saab otsapidi ühendada selle Epstein-Barri viirusega. Neid on erinevaid tüvesid, erinevaid staadiumeid, erinevaid variatsioone. Aga ja sellest kõigest saab lugeda nendest raamatutest, see on hästi pikk teema. Aga põhimõtteliselt, kuidas munad ja piimatooted mängu tulevad, on see, et need viirused, seda meditsiinisüsteem ka veel ei tea, aga viirused söövad, toituvad ja eritavad jääkaineid. Ja see konkreetne viirus, Epstein-Barri viirus, tegelikult kõik viirused, neid kasvatatakse laborites munade toidul. Nad toituvad munadest. Munades on neile mingi väga lihtsasti kättesaadav ensüüm, mingid välja arenemata ensüümid ühendatud valkudega kuidagi, kuidas nad saavad seda väga hästi oma toiduks kasutada. Neil ei ole suud, nad imavad seda läbi membraani enda sisse, kasutavad seda kütusena ja siis väljutavad mingit toksiini, mis tekitab neid probleeme erinevaid, näiteks dermatoksiin nahaprobleeme, neurotoksiin neuroloogilisi probleeme ja niimoodi on, et munad ja piimatooted on nende viiruste lemmiktoiduks ja sellepärast, kui sul on mõni krooniline sümptom, eriti selline, mis ei lase sul elada, ei lase sul voodist välja tõusta või tekitab sulle päevast päeva piina, stressist tuleb adrenaliin või see kuidagi see tervis tekitab veel omakorda mingeid vaimseid ärevushäireid, mida väga tihti juhtub, siis ja sa tunned, et sa tahad oma elu uuele tasandile tõsta, sa ei taha enam kannatada, sa ei ole enam nõus elama seda elu, mis justkui nagu oleks sulle antud, siis on üks väga hea asi, mida teha on võtta munad ja piimatooted menüüst välja ja siis niimoodi kas või järk-järgult, kuigi täieliku kasu saamiseks on mingi hetk vaja ikkagi teha siuke pikem periood, kus sa oled täiesti ilma nendeta, et ei anna oma isudele järele ja ei õigusta endale neid väikseid mingeid snäkke kuskilt peolaualt või midagi sellist. Aga muidugi see käib kõik aeglaselt. Kõigil käib toitumise ja elustiili muutmine. Väga vähestel juhtub niimoodi nipsust üleöö, kes suudavad seda teha ja isegi väga paljud, kes seda teevad, siis mingi hetk kukuvad nagu tagasi. Et niimoodi minu soovitus ongi, et usalda seda infot. Sa ei pea kõike kohe perfektselt tegema, aga lihtsalt ära ütle, et see on vale lihtsalt sellepärast, et see sulle ei meeldi või see on raske. Pigem nagu samm-sammu haaval hakka selles suunas liikuma. Sa teed endale ülisuure teene, ükskõik mis vanuses sa oled. Vanadel inimestel on võib-olla raskem, aga kuskilt võib ikka alustada. Ja siis, et millega asendada, on ju? No näiteks, et teed pannkooke, on ju, minul on super retsept. Ma ei tea, mis minu retsept on, ma tahan, et sina jagaks oma retsepti. Ma võin hiljem oma retsepti ka jagada. Ma sain pihta, et kuidas teha selliseid suuri pannkooke. Ma muidu tulid nagu need väikesed välja. Aga nüüd ma sain pihta nagu, et mis see täpne konsistents on. Ja mul oli vist eelmine või üle-eelmine nädal. Ma reaalselt sain iga päev pannkooke, sellepärast, et need olid nii head. Mul lõpuks tekkis see, et ma vaatasin, et mul tuleb kaer ära jätta, sellepärast, et
mul keha täiega nagu praegu tahab ja nõuab tegelikult sellist nagu toortoidu peale minekut. Ilmselt see on suvega ka seotud ja see tuli on lihtsalt nii tugev nagu kehas kuidagi, et ta tahab lihtsalt nagu palun anna mulle mineraale, palun anna mulle neid värskeid mineraale, neid värve. Et aga noh, nii, aga palun pannkoogi retsept. Võib-olla ta tahab lihtsalt teraviljast ka vahelduseks pausi teha. Et teravili on võib-olla nagu mina olen ka tundlik kaerale kusjuures. Ja pidin nagu hiljuti just riisi ja kaera, kuigi need ei ole otseselt keelatud, aga ma pidin need välja jätma, et ennast tõeliselt hästi tunda. Aga jaa, pannkoogi retsept. Ma tegelikult peast ei oska öelda, mul on hästi mitmeid erinevaid. Ma katsetan, mulle meeldib erinevaid katsetada. Üks mu lemmikuid on meditsiinimeediumi maasikapankookide retsept, mida leiab tema kodulehelt. Aga viimasel ajal, kuna ma endale ei tee ja ma olen teinud ainult oma lapsele, siis ma teen väga lihtsalt niimoodi, et munaasendaja on banaan, piimaasendaja on tannepiim, jahu on kaerajahu ja midagi on seal veel. Võib-olla natuke kookossuhkrut või vahtrasiirupit. Ja lihtsalt miksid kõik kokku ja paned aga sellest saab need pisikesed, vanema pisikesed paksukesed pannkoogid. Et on täitsa võimalik teha ja on ka olemas selliseid retsepte, millega saab teha isegi õlivabu, rasvavabu pannkooke, kui sul on hea pann. Aga ma praegu ei oska peast ühtegi head retsepti öelda. Mul need retsepti vihikutes kirjas. Aga üks pannkoogi retsept on meie Elusväli kodulehel. See on mustika moosiga pannkoogid. Seda tasub kindlasti katsetada. Seal oli, ma proovisin seda mingit tuunikalla salatit ka, mis oli selle nagu kikerherne baasil tehtud. See oli ka mega hea. Väga hea. Ja minge vaadake, Elusväljal on väga head kraami, pluss sealt saab vitamiine, kõige kvaliteetsemaid üldse, mis tegelikult praegusel hetkel vist turul on. Ja, et minge palun vaadake sinna. Seda saab öelda küll, et kõige kvaliteetsemad, mis turul on, vähemalt juhul, kui sa usaldad meditsiinimeediumi infot. Võib-olla kui sa seda ei usalda, siis tekib küsimus, et kus see väide tuleb, et kõige kvaliteetsem, aga kui sa juba usaldad teda, siis sa tead, et see on täpselt see, mida meditsiinimeedium soovitab. Ta ise ei ole tal mingit ärilist kasu seal sees, kui siis ta on ainult andnud soovitusi nagu selle toodete arendamiseks, aga ta ei ole osanik ega omanik ega midagi. Ja, no selle usaldusega ongi vist see teema, et ma panen korra laadima, et selle usaldusega on see teema, et sa pead proovima. Selles mõttes ongi, et enne, nii nagu sa ütlesid, et enne kui nagu hinnangut anda, siis anna võimalus sellele, sest mina olen ka 2 aastat olnud, ütleme tõsisemalt asusin teele aasta aega tagasi, sest mul oli ka nagu teise raseduse järgselt ikkagi mingid nagu väga sellised elu häirivad sümptomid, mis tulid. Ja ma sain aru, et mul ei ole võimalust nagu teist, et see ongi siuke etapiline, et sa saad aru ühel hetkel, et okei, süda tegelikult ütleb, et sul tuleb see ära jätta. Sa tegelikult tegelikult me kogu aeg teame, meil on kogu aeg see sisemine info nagu olemas. Aga see julgus seda usaldada ja muidugi see on ebamugav, nagu see lööb ju paigast selles mõttes nagu kogu sellise sinu vundamendi, sest see on täpselt see, millele nagu me oleme üles ehitatud. Ma vahepeal lisan, mul tuli kohe meelde, et see intuitiivne söömine, et hästi paljud arvavad, et ma jätan muna välja, aga ma kord nädalas ikkagi söön seda kooki ja jätan piimatooted välja, aga kohvi peale ikka natuke panen piima, aga muud piimatooted ei söö, et see on tasakaalus, et see on hästi. Ma tegelikult ei söö, ma ei söögi üldse, aga kui sa hakkad jälgima selle inimese menüüd, siis tegelikult ta sööb ja sööb ja sööb ja ta arvab, et see on intuitiivne toitumine või ta keha tahab seda või et see on tasakaal, aga tegelikult on need viirused kehas, kes ütlevad, ma tahan, anna mulle ja need on ka, kuidas ma ütlen, adrenaliin kehas, mis on salvestunud keha rasvarakudesse. Need ei pea isegi väljaspool, sa ei pea olema paks, aga sul võib keha seestpoolt olla organid rasvarakudega ümbritsetud ja need sisaldavad adrenaliini, mis on info ja kui sa jätad need toidud välja,
siis see adrenaliin hakkab sealt nagu kuidagi ära puhastuma ja kuidagi tulevad need isud uuesti. Ühesõnaga, ja ma tahan öelda on see, et sellel on väga palju põhjuseid, miks inimene tahab süüa muna- ja piimatooteid, aga mitte ükski neist ei ole tõeline intuitsioon, et su keha vajab seda. Et isegi kui meil viiruseid ei oleks, siis isegi sellisel juhul piimatootetel ja munal on maksa ummistav ja veresoonkonda ummistav toime. Et need ei ole, need on ikkagi pigem nagu ellujäämistoit ajal, kus sul ei ole mitte midagi muud süüa. Sellest räägib ka meditsiinimeedium pikemalt siin raamatus. Eesti keeles on see tervendav puhastus ja siin on kohe nagu pikad peatükid selle kohta, kuidas muna- ja piimatooted tegutsevad meie kehas. Et kui kellelgi juba on see raamat, siis otsige need kohad üles ja lugege süvenenult läbi ja kui veel ei ole, siis ma soovitan osta või laenutada, et head väga kasulikud raamatud. Kuule, aga teemegi niiviisi, et meil tuleb siin varsti edasi lennata, aga teeme ühe küsimuse veel. Miks maksa on vaja puhastada? Mida sa puhastad kogu aeg? See on mul põhiline küsimus inimesed. Mida sa puhastad? Millest sa puhastud kogu aeg? Miks sul seda maksa on vaja puhastada? Nii pikk teema. Sellest on üks täpselt sama suur raamat. Maksaravi just ma sain. Maksaravi raamat. Eesti keeles maksaravi. Et sellest on nagu kogu see paks raamat on sellest, miks me peame oma maksasid puhastama. See hulk lühidalt niimoodi konkreetne see. See hulk toksiine ja viiruseid ja gripiviiruseid ja baktereid ja kemikaale ja kiiritust ja radiatsiooni ja nagu asju ja emotsioone ja keha enda toodetud adrenaliini, mis on söövitav. See hulk on lihtsalt nii massiliselt suur, eriti nüüd just viimastel aastakümnetel, võib-olla viimase 50 aasta jooksul on see eriti kasvanud. Ja nüüd viimase siis 20 aasta jooksul nagu lausa hüppeliselt. No sellepärast on see, et räägitakse, et inimestel on järsku halvad geenid ja mingi rasvumine ja kõik see on tegelikult hoopis maks, mitte geenid. Ja need asjad kuhjuvad generatsioonidega ja need kuhjuvad just maksas. Laps pärib ema maksa ja isa maksa põhimõte. See on loomulik ka ju selles mõttes, et tema sees ju laps või ema sees nagu hakkab see looma ennast ja ta saab loomulikult neid rakke nagu kaasa. Jah, et siis kui ema ja laps on ema kõhus, siis lapse ja ema rakud nagu vahetuvad, need on kuidagi nagu ringluses niimoodi, et lapserakud käivad läbi ema veresoonkonna ja süsteemi ja kuidagi niimoodi. Ühesõnaga, see on hästi nagu, seal on ka mingi spirituaalne aspekt, kuidas see täpselt toimib. See on jälle see midagi, mida meditsiinisüsteem lihtsalt ei ole avastanud ja ei oska öelda ja ei taju ja ei taipa, aga jah, põhimõtteliselt kõik need toksiinid kuhjuvad ja kuidas need kehas käituvad, sellest ka meditsiinimeedium räägib. Kuhjuvadki peamiselt maksa. Maksa kuhjuvad ka ebatervislikud toidud nagu muna- ja piimajäägid. Ja need ongi just ebatervislikud peamiselt just seetõttu, et need on viirustele toiduks. Kuhjuvad maksa ja viirustel on hea sinna maksa minna ja hakata neid toite sööma. Ja ma unustasin väga põhilise asjadega raskemetallid ka. Et raskemetallid, mida me saame ka igalt poolt just ka viimaste aastakümnete jooksul ja meditsiinimeediumi ennustuse kohaselt hakkab neid veel rohkem meie keskkonda tekkida. Kas raskemetallid on ju väga suur osa vaktsiinidest, selles mõttes, et juba vist see oli nagu mingi 20 aastat tagasi, siis oli väga palju, et nüüd on järjest vaata neid vist metalle nagu seest ära võetud, et on vähem, aga siiski. Ja siis, kas oli mul õigus, et oli alumiiniumpaber näiteks? Fooliumit mõtled? Foolium, jah. Ja. Et see oli minu jaoks hästi nagu kummastav, et ma olen täitsa nagu ära võtnud ja juhtinud sellele nagu hakanud tähelepanu ka juhtima. Ja sealt võib kui on ebakvaliteetne foolium, siis võib isegi sealt võib eralduda selliseid alumiiniumi tükikesi, mida sa näed oma toidu peal isegi.
et ja see on tegelikult päris suur kogus ja need ei tule kehast välja, need ei tule nagu jäätmetega kehast välja, vaid need kuidagi kuhjuvad. Ja kõige hullem on see, et need ajapikku hakkavad oksüdeeruma. Ehk siis need hakkavad veel rohkem. Ja kui sul on päritud neid raskmetalle, mingid vanu, võib-olla elavhõbedad, mis võib-olla 2000 aastat vana, sest alkeemikud on elavhõbedaga alati katsetusi teinud ja inimestele ohtlikke nagu elavhõbeda segusid sisse jootnud, siis need võivad kuhjuda aiu ja tekitada igasuguseid neid ärevust, depressiooni ja kõiki dementsust, Alzheimerit ja selliseid asju. Et see ja maksas on need ka ja viirused toituvad lisaks munadele ja piimatoodetele ja gluteenile ka raskmetallidest. Okei, aga kui nüüd inimene mõtleb, ma tegelikult tahan, nagu ma olen valmis oma maksa puhastama, ma olen valmis oma keha puhastama, siis millest alustada, mis sa nagu soovitaksid kõige esimesena? Siin nüüd läks meditsiinimeediumi leheküljel läks just see 40-päevane nagu challenge lahti, see on praegu vist üleüldiselt nagu sotsiaalmeedias, et endale selliseid nagu tervistavaid ja head toovaid rutiine tekitada. Ja siis meditsiinimeediumil oli ka vist see hommikupuhastus. Et kas sa seda soovitaksid? Elusväljal oli ka minu meelest üks artikkel selle kohane, kas oli nii? Ja. Meil on väga hea põhjalik kokkuvõtte artikkel, kuigi mina alati soovitan kõige rohkem raamatuid lugeda, aga need asjad on head nagu ka sotsiaalmeediast olla kursis kuidagi nagu selliste lühikeste kokkuvõtvete infokildudega, kus kogu see info on mõnusalt kompaktselt koos. Ja meie Elusväli lehelt elusväli.ee leiab kokkuvõtte hommikupuhastusest ja see on kindlasti parimaid asju, mida iga alustaja, kes tahab oma mis iganes vaevustest terveneda, võiks hakata kasutama. See on väga lihtne. See hõlmab mõndasid tervendavaid jooke, puuvilju hästi palju süüa ja rasvad menüüst välja jätta päeva esimeses pooles põhimõtteliselt või hommikul. Super, nii äge. Olgu, mõnus, hästi siuke hea kompaktne sai meil see asi ja me teeme niiviisi, et me lülitume taas teieni järgmine kuu ilmselt siis. Aga räägida on ikka palju. Ja, räägida palju ja me jätkame seda, sest tõesti sellele on vajadus ja inimesed tahavad terveneda ja see on nii lahe ja nii äge on seda sellist nagu ruumi hoida, toetusruumi. Et jah. Aitäh, Pilleriin. Ja, aitäh, et sa kutsud ja annad võimaluse. Ma jagan hea meelega alati. Seda infot. Seda on nii palju.